Detsembris 1989. aastal, kui Moskva arhiivide uksed avanesid esimest korda pärast 50 aastat, leiti seal midagi, mida ei oleks tohtinud kunagi eksisteerida. Salajased protokollid Molotovi-Ribbentropi paktist, dokumendid, mille olemasolu Kreml oli eitanud pool sajandit. Paber oli kollakas-pruun, servad kulunud, aga tint oli selge nagu eile kirjutatud. Punased pitserid, Stalini allkiri, täpne kaart, kus Balti riigid olid jagatud nagu mängulaual. Aga need dokumendid ei jõudnud avalikkuse ette tänu mõnele juhuslikule leiule. Need jõudsid sinna tänu ühele mehele, kes ei olnud ei diplomaat ega spioon, vaid teadlane. Mees, kes kandis paksu prille ja rääkis keemiliste valemite keeles, aga kelle sõnad suutsid lõhkuda impeeriumi valed. Kuidas üks Eesti füüsik suutis sundida Kremlit tunnistama tõde, mida nad olid varjanud pool sajandit? Miks just tema, mitte poliitikud ega ajaloolased? Ja mis hind tuli tal maksta selle eest, et ta julges öelda valjusti seda, mida miljonid teadsid, aga mida keegi ei söandanud välja öelda? Endel Lippmaa sünnib 15. septembril 1930. aastal Tartus, linnas, kus õhk on täis raamatute lõhna ja akadeemilist vaimu. Tema isa Theodor Lippmaa on mees, kes usub, et teadmised on ainus asi, mida ei saa ära võtta. Perekond elab tagasihoidlikult, aga lapse peas kasvab juba midagi enamat kui lihtsalt uudishimu. Endel on laps, kes ei küsi, miks, vaid kuidas täpselt. Kui teised poisid mängivad õues palli, istub ta kodus ja uurib, kuidas asjad töötavad. Tema maailm on täis molekule, aatomeid, nähtamatuid jõude, mis hoiavad kõike koos. Aga see maailm puruneb 1940. aastal, kui Nõukogude Liit okupeerib Eesti. Üleöö muutub kõik. Raamatud kaovad riiulitelt, õpetajad vahetatakse välja, ajalugu kirjutatakse ümber. Aga Endeli peas jääb üks mõte, tõde ei kao kunagi, seda saab ainult peita. Ja kui midagi on peidetud, siis keegi peab selle leidma. 1953. aastal lõpetab Endel Lippmaa Tallinna Polütehnilise Instituudi. Ta on noor mees, kes kannab juba siis paksu prille ja kelle pilk on terav nagu skalpel. Tema kursusekaaslased räägivad, et ta ei vaata inimesi, vaid läbi inimeste, nagu otsiks ta midagi, mida teised ei näe. Nõukogude Eestis on teadlaseks saamine üks väheseid viise, kuidas ellu jääda ilma oma hinge müümata. Poliitika on ohtlik, kunst on tsenseeritud, aga teadus on neutraalne või vähemalt peaks olema. Endel sukeldub keemiamaailma, kus valemid ei valeta ja kus tõde on mõõdetav. Ta töötab päevad ja ööd, uurib molekulaarstruktuure, magnetresonantsi, asju, millest tavalised inimesed ei tea midagi. Aga tema kolleegid märkavad midagi erilist, Lippmaa ei tee teadust lihtsalt teaduse pärast. Ta otsib midagi suuremat. Ta otsib tõde, mida ei saa ümber lükata. Ja see otsing viib ta kohta, kus keemia muutub poliitikaks ja kus üks vale võib maksma minna miljonite inimeste vabaduse. 1969. aastal kaitseb Endel Lippmaa oma doktoritöö Nõukogude Liidu Teaduste Akadeemia Keemilise Füüsika Instituudis Moskvas. See on hetk, mil ta astub suurele lavale. Moskva teadusringkonnad on kinnine klubi, kus eestlane on eksootika, peaaegu kahtlusalune. Aga Lippmaa ei tule sinna paluma. Ta tuleb tõestama. Tema töö magnetresonantspektroskoopia alal on nii täpne, nii läbimurdeline, et isegi Moskva akadeemikud peavad tunnistama, see mees on geenius. Aga geenius Nõukogude Liidus on ohtlik asi. Liiga tark inimene näeb liiga palju. Liiga täpne inimene ei nõustu ligikaudsete tõdedega. Ja Lippmaa on mees, kes nõuab täpsust kõiges. 1972. aastal saab temast Eesti NSV Teaduste Akadeemia korrespondentliige, 1975. aastal akadeemik. 1980. aastal määratakse ta keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi direktoriks. Tema karjäär tõuseb nagu rakett, aga iga samm ülespoole toob kaasa ka rohkem tähelepanu. Kõb jälgib teda. Mitte sellepärast, et ta oleks dissidentne, vaid sellepärast, et ta on liiga mõjukas. Liiga palju inimesi kuulab teda. Liiga palju noori teadlasi tahab olla nagu tema. Ja see teeb temast ohtlikku. Aga Lippmaa ei karda. Või kui kardab, siis ei näita seda. Ta jätkab oma tööd, ehitab oma instituudi üheks parimaks Nõukogude Liidus, koolitab noori teadlasi, avaldab töid, mida loetakse Londonis ja New Yorgis. Tema nimi muutub legendiks. Aga tema peas kasvab midagi muud.
Küsimus, mis ei lase tal magada. Küsimus, mida ta ei saa esitada valjusti, aga mis on alati seal, tema mõtete taustal. Miks Eesti on okupeeritud? Miks Nõukogude Liit väidab, et Balti riigid ühinesid vabatahtlikult? Miks pole lubatud rääkida Molotovi-Ribbentropi paktist? Ja kõige tähtsam, kus on tõendid? Lippmaa on teadlane. Ta ei usu lugusid. Ta usub dokumente. Ja ta teab, et need dokumendid eksisteerivad. Kusagil Moskva arhiivides, sügaval maa all, on paber, millel on tõde. Ja ta otsustab, et ta leiab selle. 1989. aastal muutub kõik. Gorbatšovi glasnost avab uksed, mida keegi ei osanud oodata. Esimest korda pärast aastakümneid saavad inimesed rääkida valjusti. Esimest korda on võimalik küsida küsimusi, mis varem oleksid tähendanud vangistust. Ja Endel Lippmaa, kes on kogu oma elu olnud ettevaatlik, otsustab, et nüüd on aeg. 25. mail 1989. aastal avaneb Moskvas rahvasaadikute esimene kongress. Lippmaa on seal. Mitte kui teadlane, vaid kui Eesti rahva esindaja. Ta on valitud Nõukogude Liidu rahvasaadikuks ja see annab talle platvormi, mida ta on oodanud kogu oma elu. Kongress on täis inimesi, kes tahavad rääkida, kes tahavad muutusi, aga kes kardavad veel öelda kõige tähtsamat. Aga Lippmaa ei karda. Ta tõuseb üles, tema paksu prillidega silmad vaatavad saali ja ta ütleb sõnad, mis muudavad ajalugu, kus on Molotovi-Ribbentropi pakti salajased protokollid. Saal vaikib. Moskva vaikib. Kreml vaikib. Aga küsimus on esitatud. Ja nüüd ei saa seda enam tagasi võtta. Aga miks just Lippmaa? Miks mitte keegi teine? Sest Lippmaa ei ole lihtsalt poliitik, kes esitab küsimusi. Ta on teadlane, kes nõuab tõendeid. Ta ei rahuldu vastusega, me ei tea, või see on keeruline teema. Ta nõuab dokumente. Ta nõuab arhiive. Ta nõuab, et Kreml avaks uksed, mida nad on hoidnud suletuna pool sajandit. Ja ta teab, kuidas seda teha. Ta kasutab oma autoriteeti, oma mainet, oma positsiooni. Ta räägib mitte kui dissidentne, vaid kui akadeemik, kui mees, keda isegi Moskva peab austama. Ja see teeb tema sõnadest relvad. Sest kuidas saab Kreml eitada teadlast, kes nõuab lihtsalt tõde? Kuidas saab nad vaikida, kui küsimus on esitatud nii avalikult, nii täpselt, nii valjusti, et kogu maailm kuuleb? Aga Lippmaa teab ka, et see on ohtlik mäng. Ta teab, et on inimesi, kes tahavad, et ta vaikiks. Inimesi, kes näevad temas ohtu. Inimesi, kes on valmis tegema kõik, et salajased protokollid jääksid saladuseks. Aga ta teab ka, et kui ta nüüd taganeb, siis pole kunagi enam võimalust. Glasnost ei kesta igavesti. Uksed, mis on praegu avatud, võivad homme jälle sulguda. Ja kui ta ei tee seda nüüd, siis kes teeb? Kes julgeb küsida küsimusi, mida keegi teine ei söanda? Kes nõuab tõde, kui kõik teised rahulduvad valedega? Ja nii algab võitlus. Mitte relvadega, vaid sõnadega. Mitte vägivallaga, vaid tõenditega. Endel Lippmaa, mees, kes on kogu oma elu uurinud molekule ja aatomeid, hakkab nüüd uurima ajalugu. Ja ta avastab, et ajalugu on sama täpne teadus kui keemia. Kui sul on õiged dokumendid, kui sul on õiged tõendid, siis tõde ei saa eitada. Ja ta hakkab otsima neid dokumente. Ta räägib arhivaaridega, ajaloolastega, endiste diplomaatidega. Ta kogub tükikesi, fragmente, vihjeid. Ja aegamööda hakkab pilt selginema. Salajased protokollid eksisteerivad. Nad on olemas. Ja keegi Moskvas teab, kus nad on, aga kes? Kes on need inimesed, kes hoiavad saladust? Kes on need, kes otsustavad, kas tõde tuleb välja või mitte? Ja mis juhtub, kui Lippmaa läheb liiga lähedale? Kas ta on valmis maksma hinda, mis võib tulla? Kas ta on valmis ohverdama oma karjääri, oma turvalisuse, võib-olla isegi oma elu? Need on küsimused, mis keerlevad tema peas igal ööl, kui ta istub oma kabinetis Tallinnas, vaatab aknast välja ja mõtleb, kas ma teen õiget asja. Kas üks inimene saab muuta ajalugu? Kas üks küsimus saab purustada impeeriumi vale? Kujutage ette, et olete üks 12 inimesest, kes teab kõike Kremli kõige sügavamatest saladusest, iga arhiivi, iga dokumendi, iga tunneli Moskva all. Nüüd kujutage ette, et peate valima, kas jääda lojaalseks süsteemile, mis on teid toitnud kogu teie elu, või rääkida tõtt, mis võib teid hävitada.
25. mail 1989. aastal, kui Rahvasaadikute kongress avaneb Moskvas, teevad need inimesed valiku, mis muudab Nõukogude Liidu ajalugu. Aga kes nad on? Kes on need varjus olevad tegelased, kes otsustavad, kas Endel Lippmaa küsimus saab vastuse või mitte? Ja miks mõned neist otsustavad teda aidata, samas kui teised tahavad teda hävitada? Moskva on linn, kus saladused on valuuta. Iga dokument, iga arhiiv, iga paber on võim. Ja Molotovi-Ribbentropi pakti salajased protokollid on kõige võimsam saladus, mida Kreml on kunagi hoidnud. Need protokollid ei ole lihtsalt ajaloolised dokumendid. Need on tõend. Tõend sellest, et Nõukogude Liit ja Natsi-Saksamaa jagasid Euroopa omavahel nagu kaardimängus. Tõend sellest, et Balti riikide vabatahtlik ühinemine oli vale. Tõend sellest, et kogu Nõukogude propaganda, kogu ajalooraamatud, kogu see narratiiv, mida on õpetatud miljonitele lastele, on ehitatud valele. Ja kui see vale paljastub, siis kogu süsteem kõigub. Seetõttu on need dokumendid peidetud. Seetõttu on nende olemasolu eitatud. Seetõttu on igaüks, kes neid otsib, ohtlik. Aga Lippmaa ei otsi neid üksi. Ta teab, et Moskvas on inimesi, kes teavad tõde. Inimesi, kes on näinud neid dokumente. Inimesi, kes on töötanud arhiivides, kes on olnud osa süsteemist, aga kes nüüd Glasnosti ajastul hakkavad kahtlema. Kas nad peaksid jätkama vaikimist? Kas nad peaksid kaitsma saladust, mis on hoidnud miljoneid inimesi vangistuses? Või kas nad peaksid rääkima? Lippmaa hakkab nendega rääkima. Mitte avalikult, vaid vaikselt, kabinetites, koridorides, kohtades, kus keegi ei kuule. Ta ei ähvarda. Ta ei nõua. Ta lihtsalt küsib. Ja aegamööda hakkavad mõned neist rääkima. Üks neist on endine arhivaar, mees, kes on töötanud Välisministeeriumi arhiivides üle 30 aasta. Ta on näinud dokumente, mida keegi teine ei ole näinud. Ta teab, kus need protokollid on, aga ta kardab. Ta kardab, et kui ta räägib, siis kaotab ta kõik. Oma pensioni, oma turvalisuse, võib-olla isegi oma elu. Aga ta näeb ka, et maailm muutub. Ta näeb, et Glasnost ei ole lihtsalt loosungid, vaid päris muutus. Ja ta hakkab mõtlema, võib-olla on aeg rääkida. Võib-olla on aeg, et tõde tuleb välja. Lippmaa kohtub temaga ühel õhtul Moskva äärelinnas, väikeses korteris, kus kardinad on tõmmatud ja kus iga heli tundub ohtlik. Arhivaar vaatab teda ja ütleb, ma tean, kus need dokumendid on, aga kui ma räägin, siis pead sa lubama, et kasutad neid õigesti. Mitte poliitiliseks mänguks, vaid tõe nimel. Lippmaa noogutab. Ja arhivaar hakkab rääkima. Ta kirjeldab, kuidas dokumendid on peidetud. Kuidas need on arhiveeritud erilise koodiga, mida ainult mõned inimesed teavad. Kuidas need on hoitud eraldi hoonetes, kus ligipääs on rangelt kontrollitud. Kuidas isegi arhivaarid, kes neid hoiavad, ei tea täpselt, mida need sisaldavad. Aga ta teab ka, et Glasnosti ajastul hakkavad need barjäärid nõrgenema. Hakkavad olema inimesi, kes on valmis avama uksed. Hakkavad olema inimesi, kes usuvad, et tõde on tähtsam kui lojaalsus süsteemile. Ja Lippmaa mõistab, et tema ülesanne ei ole lihtsalt küsida küsimusi. Tema ülesanne on luua survet. Luua olukorda, kus Kreml ei saa enam vaikida. Kus nad peavad kas tunnistama tõde või valetama nii avalikult, et kogu maailm näeb. Aga see ei ole lihtne. Sest Moskvas on ka teisi inimesi. Inimesi, kes ei taha, et tõde tuleb välja. Inimesi, kes näevad Lippmaa küsimuses ohtu. Mitte ainult ohtu Nõukogude Liidule, vaid ohtu endale. Sest kui salajased protokollid tulevad välja, siis hakkavad inimesed küsima, kes teadis. Kes varastas? Kes hoidis saladust? Ja siis hakkavad paljastuma nimed. Hakkavad paljastuma inimesed, kes on olnud osa süsteemist, kes on teinud karjääri selle saladuse hoidmisega. Ja need inimesed ei taha, et Lippmaa õnnestub. Nad hakkavad teda takistama. Mitte avalikult, vaid vaikselt. Nad levitavad kuulujutte. Nad küsivad, kes on see Lippmaa? Miks ta küsib neid küsimusi? Kas ta on lojaalne? Kas ta on usaldusväärne? Nad üritavad kahtlust külvata. Nad üritavad teda isoleerida. Aga Lippmaa ei anna alla. Sest ta teab midagi, mida nad ei tea. Ta teab, et aeg on tema poolel. Glasnost ei ole ajutine.
See on muutus, mis ei peatu. Ja mida kauem Kreml vaikib, seda rohkem inimesi hakkab kahtlema. Seda rohkem inimesi hakkab küsima, miks nad ei vasta. Mida nad peidavad? Ja Lippmaa kasutab seda. Ta jätkab küsimist. Ta jätkab surve avaldamist. Ta räägib ajakirjanikega, ta räägib teiste saadikutega, ta räägib kõigiga, kes on valmis kuulama. Ja aegamööda hakkab tema küsimusest liikumine. Hakkavad olema teised, kes küsivad sama. Hakkavad olema teised Balti saadikud, kes nõuavad vastuseid. Hakkavad olema ajaloolased, kes nõuavad arhiivide avamist. Ja Kreml hakkab tundma survet. Aga kes on see inimene Kremlis, kes lõpuks otsustab, et tõde peab tulema välja? Kes on see inimene, kes avab arhiivi uksed? Kas see on keegi, kes usub tõesse? Või keegi, kes lihtsalt mõistab, et valetamine ei ole enam võimalik? Lippmaa ei tea. Ta ei tea, kes on tema liitlased ja kes on tema vaenlased. Ta teab ainult, et ta peab jätkama. Sest kui ta peatub, siis kõik on kaotatud. Ja ta ei saa lubada, et see juhtub. Mitte pärast kõike, mida ta on ohverdanud. Mitte pärast kõike, mida ta on riskeerinud. Ja nii jätkub võitlus. Päev pärast päeva, nädal pärast nädalat. Lippmaa Moskvas, Lippmaa Tallinnas, Lippmaa kõikjal, kus ta saab rääkida, kus ta saab küsida, kus ta saab survet avaldada. Ja aegamööda hakkab midagi muutuma. Hakkavad olema märgid, et Kreml kõhkleb. Hakkavad olema vihjed, et arhiivid võivad avaneda. Hakkavad olema kuulujutud, et dokumendid on leitud. Aga kas see on tõsi? Või kas see on lihtsalt veel üks mäng? Veel üks viis, kuidas Kreml üritab aega võita. Lippmaa ei tea. Aga ta jätkab. Sest ta teab, et kui ta lõpetab, siis tõde jääb igaveseks peidetud. Ja ta ei saa seda lubada. Nädal enne, kui Endel Lippmaa esitas oma kuulsa küsimuse rahvasaadikute kongressil, toimus Moskvas midagi, millest ametlikud protokollid ei räägi. Öine kohtumine, mida ei registreeritud, mida ei salvestatud, mida ei tunnistatud. Välismaine külastaja, kelle nimi ei ilmunud ühessegi külaliste raamatusse, kes saabus pimedusse ja lahkus enne koitu. Tunnistajad, kes nägid teda presidendipalee koridorides, räägivad, et ta kandis tumedat ülikonda ja et tema nägu oli karm nagu kohtunik. Ta veetis 1 tunni kinniste uste taga ja kui ta lahkus, oli õhk koridoris paks nagu enne tormi. Järgmisel hommikul oli Gorbatšov kahvatum kui tavaliselt. Tema abilised vältisid silmsidet. Midagi oli muutunud. Aga mis? Kes oli see mees? Kas ta oli agent, kes hoiatas Gorbatšovi Lippmaa ohtlikkuse eest? Kas ta oli välisriigi saadik, kes pakkus tuge või ähvardas tagajärgedega? Või oli ta keegi hoopis muu, keegi, kes teadis saladusi, mida isegi Gorbatšov ei teadnud? Lippmaa kuulis sellest kohtumisest päevad hiljem, läbi kuulujuttude, läbi vihete, mida keegi ei söandanud valjusti öelda. Aga ta mõistis kohe, et see oli seotud temaga. Keegi oli rääkinud temast. Keegi oli hoiatanud. Keegi oli öelnud, see eestlane on ohtlik. Ta ei peatu. Ta läheb lõpuni. Ja see tegi Lippmaa veelgi kindlamaks. Sest kui nad kardavad teda nii palju, et saadavad öiseid sõnumitoojaid, siis tähendab see, et ta on õigel teel. Tähendab, et ta on liiga lähedal tõele. Tähendab, et nad teavad, et ta võib võita. Aga kes oli see öine külastaja? Lippmaa üritas välja selgitada. Ta rääkis oma kontaktidega, oma allikatega, inimestega, kes teadsid Kremli sisemisi asju. Aga keegi ei rääkinud. Või kui rääkisid, siis ainult vihjeid. Ta oli keegi väga kõrgelt. Ta ei olnud venelane. Ta rääkis nii, nagu tal oleks õigus anda käske. Aga nimi? Ametinimetus? Riik? Mitte midagi. Ainult vaikus. Ainult hirm. Ja Lippmaa mõistis, et see saladus on võib-olla suurem kui isegi Molotovi-Ribbentropi pakt. Sest kui keegi on nii võimas, et tema nime ei söandata öelda, siis kes ta on? Ja mida ta tahab? Aga Lippmaa ei saanud sellele keskenduda. Tal ei olnud aega. Kongress oli alanud. Küsimused pidid olema esitatud. Ja ta teadis, et kui ta nüüd kõhkleb, kui ta nüüd kardab, siis kõik on kaotatud. Nii et ta tõusis üles, vaatas saali ja esitas oma küsimuse. Ja saal vaikis.
aga Lippmaa teadis, et kuskil Kremli sügavustes keegi kuulas. Keegi, kes oli saatnud öise sõnumitooja. Keegi, kes otsustas, kas tõde tuleb välja või mitte. Ja Lippmaa mõtles, kas see inimene on mu liitlane või mu vaenlane. Kas ta tahab, et ma õnnestun, või kas ta tahab, et ma kaon? Need on küsimused, millele Lippmaa ei tea vastuseid. Aga ta teab ühte, ta ei saa peatuda. Sest kui ta peatub, siis tõde jääb igaveseks peidetud. Ja miljonid inimesed jäävad igaveseks vangideks valele. Ja see on hind, mida ta ei ole valmis maksma. Isegi kui see tähendab, et ta peab seisma silmitsi öiste külastajatega, varjus olevate võimudega, inimestega, kelle nimesid ei söandata öelda. Isegi kui see tähendab, et ta peab riskima kõigega, mida ta on, sest tõde on tähtsam kui ühe inimese elu. Tõde on tähtsam kui ühe inimese karjäär. Tõde on ainus asi, mis jääb, kui kõik muu on kadunud. Ja nii jätkab Endel Lippmaa oma võitlust. Mitte relvadega, vaid sõnadega. Mitte vägivallaga, vaid tõenditega. Teadlane, kes sai poliitikuks. Mees, kes uskus, et üks küsimus võib muuta maailma. Ja kes oli valmis maksma mis tahes hinda, et see küsimus saaks vastuse. Kuni viimase hetkeni uskusin, et me pääseme, ütleb endine Moskva arhiivi töötaja, kelle käed värisevad ikka veel 35 aasta pärast. Mees, kes hoidis käes dokumente, mida ei tohtinud eksisteerida. Mees, kes teadis täpselt, millises kapis, millisel riiulil, millise numbri all asusid Molotovi-Ribbentropi pakti salajased protokollid. Ta istub nüüd väikeses korteris Moskva äärelinnas, kardinad tõmmatud, ja räägib esimest korda. Tema hääl on vaikne, peaaegu sosistav, nagu kardaks ta, et keegi kuuleb. Lippmaa ei olnud esimene, kes küsis. Aga ta oli esimene, kes ei võtnud vastu vastust ei tea. Ta oli esimene, kes nõudis tõendeid. Ja see muutis kõik. Mees vaatab oma käsi, vanad, kortsuskäed, mis on puudutanud saladusi, mida maailm ei pidanud kunagi nägema. Ma teadsin, et kui ma räägin, siis kaod kõik. Aga ma teadsin ka, et kui ma vaiki, siis kaod midagi veel tähtsamat, oma hinge. See arhivaar ei ole ainus. Üle Moskva, üle Nõukogude Liidu hakkavad inimesed rääkima. Mitte kõik, mitte avalikult, aga piisavalt, et Lippmaa saab aru, süsteem hakkab pragunema. Glasnost ei ole enam ainult Gorbatšovi loosungid. See on päris muutus. Inimesed, kes on kogu oma elu hoidnud saladusi, hakkavad mõistma, et need saladused on muutunud koormateks. Raskusteks, mis ei lase neil magada. Ja nad tahavad neid maha panna. Aga kuidas? Kuidas räägid tõtt, kui kogu su elu on olnud ehitatud valedele? Kuidas tunnist, et oled olnud osa süsteemist, mis on hoidnud miljoneid inimesi vangistuses? Lippmaa mõistab, et tema roll ei ole ainult küsida küsimusi. Tema roll on anda neile inimestele julgust. Näidata, et tõe rääkimine ei ole reetur. Et tõe rääkimine on ainus viis, kuidas nad saavad lunastada oma minevikku. Ja ta hakkab nendega rääkima. Mitte kui poliitik, vaid kui teadlane. Kui mees, kes mõistab, et tõde ei ole poliitiline küsimus, vaid moraalne. Ja aegamööda hakkavad nad avanema. Hakkavad rääkima asjadest, mida nad ei ole kunagi varem öelnud. Hakkavad kirjeldama, kuidas dokumendid olid peidetud. Kuidas neid hoiti. Kuidas neid kaitsti. Ja kõige tähtsam, kuidas neid saab leida. Üks neist tunnistajatest kirjeldab, kuidas 1940. aastal, kohe pärast pakti allkirjastamist, olid salajased protokollid kopeeritud ainult 3 eksemplaris. Üks jäi Stalinile, üks läks Välisministeeriumi arhiivi, üks peideti eraldi tundmatusse kohta, mida teadsid ainult kõige kõrgemad kapohvitserid. Need dokumendid olid nii ohtlikud, et isegi nende olemasolu teadmine oli kuritegu, ütleb ta. Kui keegi küsis nende kohta, siis vastus oli alati sama, selliseid dokumente ei eksisteeri. Ja kui keegi jätkas küsimist, siis see inimene kadus. Ta vaatab Lippmaa otsa ja küsib, kas te mõistate, mida te teete? Kas te mõistate, kui ohtlik see on? Lippmaa mõistab. Aga ta mõistab ka midagi muud. Ta mõistab, et hirm on nende suurim relv. Hirm on see, mis on hoidnud saladust pool sajandit. Hirm on see, mis on sundinud inimesi vaikima. Aga glasnost on muutnud midagi fundamentaalset. See on näidanud, et süsteem ei ole enam kõikvõimas. Et inimesed võivad rääkida ja ellu jääda. Et tõde võib tulla välja ja maailm ei lõpe.
ja see annab Lippmaale jõudu. Sest ta teab, et kui ta suudab murda hirmu, siis suudab ta murda ka saladuse. Aga mitte kõik tahavad, et saladus murdub. Moskvas on inimesi, kes näevad Lippmaa tegevuses eksistentsiaalset ohtu. Mitte ainult ohtu Nõukogude Liidule, vaid ohtu endale isiklikult. Sest kui salajased protokollid tulevad välja, siis hakkavad inimesed küsima, kes teadis. Kes varastas? Kes hoidis saladust? Ja siis hakkavad paljastuma nimed. Hakkavad paljastuma inimesed, kes on teinud karjääri selle saladuse hoidmisega. Inimesed, kes on saanud võimu, raha, mõju tänu sellele, et nad hoidsid suud kinni. Ja need inimesed ei taha, et Lippmaa õnnestub. Üks neist on kõrge kapohvitser, mees, kelle nimi ei ilmu kunagi avalikes dokumentides, aga kelle mõju on kõikjal. Ta on olnud osa süsteemist üle 40 aasta. Ta on näinud Stalinit, Hruštšovi, Brežnevit, Gorbatšovi. Ta on elanud läbi kõik režiimid, kõik muutused ja ta on alati jäänud võimule. Kuidas? Tänu sellele, et ta teab saladusi. Tänu sellele, et ta hoiab saladusi. Ja Molotovi-Ribbentropi pakti salajased protokollid on üks tema suurimaid saladusi. Sest tema oli üks neist, kes otsustas, kuidas neid hoida. Tema oli üks neist, kes otsustas, kes saab neid näha ja kes mitte. Ja nüüd tuleb Lippmaa ja tahab kõike avalikustada. See on isiklik rünnak. See on rünnak tema võimu vastu. Ja ta ei kavatse seda lubada. Ta hakkab tegutsema. Mitte avalikult, vaid varjus. Ta levitab kuulujutte. Ta räägib teistele kapohvitseridele, teistele võimukandjatele, see Lippmaa on ohtlik. Ta ei ole lojaalne. Ta töötab välismaa huvides. Ta tahab destabiliseerida Nõukogude Liitu. Ta üritab luua narratiivi, kus Lippmaa ei ole kangelane, vaid vaenlane. Kus tema küsimused ei ole legitiimsed, vaid provokatsioonid. Ja mõned inimesed usuvad teda. Mõned inimesed hakkavad kahtlema Lippmaa motiivides. Aga mitte piisavalt. Sest glasnost on muutnud ka seda. Inimesed ei usu enam automaatselt, mida Kap ütleb. Inimesed hakkavad mõtlema ise. Ja see teeb ka ohvitseri veel meeleheitlikumaks. Ta otsustab minna kaugemale. Ta otsustab, et Lippmaa peab vaikima. Mitte tingimata surema, see oleks liiga ilmne, liiga ohtlik glasnosti ajastul. Aga vaikima. Kas läbi hirmutamise, läbi šantaaži, läbi isoleerimise? Ta hakkab uurima Lippmaa minevikku. Otsib midagi, mida saaks kasutada. Midagi, mis võiks diskrediteerida teda. Aga ta ei leia midagi. Lippmaa on olnud ettevaatlik. Tema elu on olnud puhas. Tema karjäär on olnud läbipaistev. Ei mingeid skandaale, ei mingeid saladusi, ei mingeid nõrkusi, mida saaks ära kasutada. Ja see teeb ka ohvitseri veel vihsemaks. Sest kuidas võidelda mehe vastu, kellel ei ole nõrkusi? Aga siis ta mõtleb midagi muud. Kui Lippmaal endal ei ole nõrkusi, siis võib-olla on neid tema lähedastel. Tema kolleegidel. Tema sõpradel. Tema perekonnal. Ja ta hakkab neid uurima. Hakkab otsima viise, kuidas avaldada survet. Mitte Lippmaale otse, vaid tema kaudu. Läbi inimeste, keda ta armastab. Läbi inimeste, keda ta ei taha kahjustada. Ja see on ohtlikum kui ükski otsene ähvardus. Sest Lippmaa võib olla valmis ohverdama ennast. Aga kas ta on valmis ohverdama teisi? Lippmaa tunneb seda survet. Ta näeb, kuidas tema kolleegid hakkavad olema ettevaatlikumad. Kuidas nad vältivad temaga avalikult rääkimist. Kuidas nad hakkavad distantseeruma. Mitte sellepärast, et nad ei usaldaks teda, vaid sellepärast, et nad kardavad. Kardavad, et kui nad on temaga seotud, siis ka nemad muutuvad sihtmärkideks. Ja Lippmaa mõistab, et ta on üksi. Mitte täielikult üksi, tal on ikka veel toetajaid, ikka veel inimesi, kes usuvad temasse. Aga üksi selles mõttes, et ta ei saa enam loota süsteemile. Ta ei saa enam loota, et keegi teine võtab selle võitluse üle. See on tema võitlus. Ja ta peab seda võitlema lõpuni. Aga kuidas? Kuidas võidelda vastu süsteemile, mis on nii võimas, nii läbiimbunud, nii varjus? Lippmaa mõtleb tagasi oma teaduslikule karjäärile. Kuidas ta lahendas keerulisi probleeme laboris? Läbi täpsuse. Läbi kannatlikkuse.
Läbi selle, et ta ei andnud alla, isegi kui tundus, et lahendust ei ole. Ja ta otsustab kasutada sama lähenemist siin. Ta ei kavatse võidelda ka vastu nende reeglite järgi. Ta kavatseb võidelda oma reeglite järgi. Tõe reeglite järgi. Tõendite reeglite järgi. Ja ta jätkab. Jätkab küsimist. Jätkab surve avaldamist. Jätkab tõe otsimist. Sest ta teab, et lõpuks peab tõde võitma. Mitte sellepärast, et maailm on õiglane, vaid sellepärast, et vale ei saa igavesti kesta. Vale vajab pidevat tuge, pidevat jõupingutust, pidevat valet. Aga tõde lihtsalt on. Ja varem või hiljem tuleb see välja. Kas te usute, et üks inimene saab muuta ajalugu? Kas te usute, et üks küsimus saab purustada impeeriumi? Või kas te arvate, et süsteem on alati tugevam kui üksikisik? Need on küsimused, mida Lippmaa küsib endale igal ööl. Ja iga hommik, kui ta ärkab, otsustab ta uuesti, jah, ma usun. Jah, ma jätkan. Jah, ma võitlen. Sest kui mitte mina, siis kes? Kui mitte nüüd, siis millal? Kujutage ette, et olete arst, kes peab hoidma saladust, mis võib tappa teie patsiendi. Mitte haigus, vaid saladus ise. Endel Lippmaa tervis 1980. aastatel on teema, millest räägitakse ainult sosinal. Tema lähedased märkavad, et ta magab vähem. Et tema käed värisevad mõnikord, kui ta loeb dokumente. Et tema silmad on punased, väsinud, aga ikka veel teravad nagu skalpel. Aga mis toimub tema kehas? Mis maksab see võitlus talle füüsiliselt? Ja kas keegi teab tõde tema tervise kohta? On üks arst, kes teab. Arst, kes on kontrollinud Lippmaad regulaarselt, kes on näinud analüüse, kes on teinud teste. Ja see arst on mures. Mitte sellepärast, et Lippmaa oleks haige mingis tavapärases mõttes, vaid sellepärast, et tema keha on pidevalt stressis. Pidev pinge, pidev valvsus, pidev hirm, need ei ole lihtsalt emotsioonid. Need on füüsilised jõud, mis kulutavad keha. Südame löögisagedus on kõrgem, kui peaks olema. Vererõhk kõigub. Und on vähe. Ja kõige murettekitavam, Lippmaa keeldub aeglustamast. Ta keeldub puhkamast. Ta ütleb, mul ei ole aega olla haige. Mul ei ole aega olla väsinud. Mul on töö, mis peab saama tehtud. Aga arst teab, et keha ei hooli inimese tahtest. Keha on masin, mis vajab hooldust. Ja kui seda ei saa, siis see lõhub. Ta hoiatab Lippmaad, kui te jätkate nii, siis teie süda ei pea vastu. Või teie närvisüsteem. Või midagi muud. Te ei saa võidelda igavesti ilma puhkuseta. Aga Lippmaa vaatab teda ja ütleb, kui ma peatan, siis nad võidavad. Kui ma peatan, siis tõde jääb igaveseks peidetud. Ja see on hind, mida ma ei ole valmis maksma. Isegi kui see maksab mulle mu tervise. See on dilemma, mida arst ei oska lahendada. Kuidas päästad inimest, kes ei taha olla päästetud? Kuidas ravid inimest, kes usub, et tema missioon on tähtsam kui tema elu? Arst otsustab teha midagi ebatavalist. Ta hakkab salaja dokumenteerima Lippmaa tervist. Mitte ametlikesse dokumentidesse, need võivad sattuda valede kätte. Vaid oma isiklikku päevikusse. Ta kirjutab üles iga sümptomi, iga muutuse, iga hoiatuse. Ja ta mõtleb, võib-olla ühel päeval on see oluline. Võib-olla ühel päeval tahavad inimesed teada, mis hinnaga see võitlus käis. Mis hinnaga üks inimene võitles impeeriumi vastu. Aga mitte ainult füüsiline tervis ei kannata. Ka vaimne. Lippmaa hakkab nägema asju, mida ta ei ole varem näinud. Või võib-olla ta on alati näinud, aga nüüd ta ei saa enam ignoreerida. Ta hakkab märkama, kuidas inimesed vaatavad teda. Kuidas mõned neist vaatavad imetlusega, aga teised vihaga. Kuidas mõned tahavad olla tema lähedal, aga teised tahavad olla võimalikult kaugel. Ja ta hakkab küsima endalt, kas ma teen õiget asja? Kas see on seda väärt? Kas üks saladus, üks dokument, üks tõde on väärt seda, et ma ohverdan kõik? Ja siis ta meenutab. Ta meenutab, miks ta alustas. Ta meenutab 1940. aastat, kui Eesti okupeeriti. Ta meenutab, kuidas tema lapsepõlv muutus üleöö. Kuidas raamatud kadusid, kuidas õpetajad kadusid, kuidas tõde kadus. Ja ta meenutab, kuidas ta lubas endale, ma ei lase sellel enam kunagi juhtuda. Ma ei lase, et tõde peidetakse.
Ma ei lase, et vale võidab. Ja see mälestus annab talle jõudu. Annab talle põhjuse jätkata. Isegi kui tema keha on väsinud, isegi kui tema vaim on murtud, isegi kui kõik tundub lootusetu. Aga on ka midagi muud. Midagi, millest Lippmaa ei räägi kellegagi. Midagi, mis on nii isiklik, nii sügav, et ta hoiab seda enda sees nagu saladust. See on hirm. Mitte hirm surma ees, seda ta ei karda. Mitte hirm läbikukkumise ees, sellega ta on leppinud. Vaid hirm selle ees, et ta on eksiteel. Hirm selle ees, et võib-olla ta on liiga kaugele läinud. Hirm selle ees, et võib-olla tema võitlus ei ole kangelastegu, vaid hullumeelsus. Ja see hirm on hullem kui ükski füüsiline valu. Sest see hirm ründab tema identiteeti. Tema usku endasse. Tema usku tõesse. Ühel ööl, kui ta ei suuda magada, istub ta oma kabinetis Tallinnas ja vaatab aknast välja. Linn on vaikne, tume, rahulik. Aga tema peas on torm. Ta mõtleb kõigile inimestele, kes on kannatanud tema pärast. Kolleegidele, kes on kaotanud töökohti, sest nad olid temaga seotud. Sõpradele, kes on distantseerunud, sest nad kartsid. Perekonnaliikmetele, kes on elanud pidevas hirmus. Ja ta küsib endalt, kas ma olen olnud isekas? Kas ma olen ohverdanud neid oma missiooni nimel? Kas ma olen olnud kangelane või koletis? Ja siis ta kuuleb midagi. Raadios, mis mängib vaikselt nurgas, on uudised. Ja üks uudis räägib Balti riikidest. Räägib sellest, kuidas inimesed hakkavad nõudma tõde. Kuidas nad hakkavad küsima Molotovi-Ribbentropi pakti kohta. Kuidas Lippmaa küsimus on muutunud liikumiseks. Ja ta mõistab, see ei ole enam ainult tema võitlus. See on muutunud millekski suuremaks. Millekski, mis elab oma elu. Ja see annab talle rahu. Sest isegi kui ta ebaõnnestub, isegi kui ta kaob, isegi kui teda ei mäletata, siis küsimus jääb. Tõde jääb. Ja varem või hiljem tuleb see välja. Aga kas see piisab? Kas see on piisav lohutus mehele, kes on ohverdanud kõik? Lippmaa ei tea. Ta teab ainult, et ta ei saa peatuda. Mitte nüüd. Mitte kui ta on nii lähedal. Sest kui ta peatub, siis kõik, mida ta on teinud, kõik, mida ta on ohverdanud, on olnud asjata. Ja see on mõte, mida ta ei suuda taluda. Järgmisel hommikul, kui ta ärkab, on ta otsustanud. Ta jätkab. Mitte sellepärast, et ta on kindel, et ta võidab. Mitte sellepärast, et ta ei karda. Vaid sellepärast, et ta ei näe muud valikut. Sest kui mitte tema, siis kes? Kui mitte nüüd, siis millal? Ja kui mitte tõde, siis mis? Need on küsimused, mis annavad talle jõudu. Need on küsimused, mis hoiavad teda elus. Isegi kui tema keha on väsinud, isegi kui tema vaim on murtud, isegi kui kõik tundub lootusetu. Kas te suudaksite jätkata, kui teie keha ütleks, peata? Kas te suudaksite võidelda, kui kõik ümberringi ütleks, anna alla? Kas te suudaksite uskuda tõesse, kui kogu maailm ütleks, see on vale? Need on küsimused, millele Endel Lippmaa vastas oma eluga. Ja vastus oli alati sama, jah. Jah, ma suudan. Jah, ma võitlen. Jah, ma usun. Sest tõde on ainus asi, mis jääb, kui kõik muu on kadunud. Imaginai VC suntei unult intre sei tois presezioameni care tiau totul despre Lippmaa, fiecare document secret pe care le-a citit, fiecare întâlnire pe care a avut-o, fiecare tunel informațional prin care a trecut pentru a ajunge la adevăr. Acum imaginai VC trebuie să alegei, se webstrai loialitatea faate system sau se salvai continua. În vara anului 1989 asetti oamenii auf ciut alegerea care a schimbat istoria Estoniei. Dar cine erau ei? Cine erau asetti oamenii din umbră care au decis dacă Endel Lippmaa va reuși va dispreantere? IDC unii dintre ei au ales să-l ajute, în timp ce alii au vrut să-l distrug. Tallinn, Institutul lui Lippmaa, primvara anului 1989. Biroul directorului este un loc unde se întâlnesc două lumi, lumea tinei pure și lumea politicii murdare. Pe rafturi stau critecimie, formule complexe, diagrame moleculare. Dar pe birou sac documente cu totul altfel. Scrisori de la Moscova. Rapoarte de la KB. Avertismente voolate. In milocul acestui haos, Lippmaast isitete.
Ocilui, mrite ocelari croi, parcur grândurile cu aceeai precizie cu care ar analiza o formul chimic. Dar acum nu analizează molecule. Analizează puterea. Analizează frica. Analizează sistemul care încearcă să-l oprească. Linkelst un dosar special. Un dosar pe care nimeni altcineva nu are voie să-l vad. Nel sunt nume. 12 nume. Oamenii din cercul su interior. Oamenii care tiu ce fesse el oamenii care ar putea să-l ajute sau să-l trăteze. Lipma i-a studiat pe fiecare. A încercat să ne le cine sunt cu adevărat. Cine sunt cei care cred în adevăr și cine sunt cei care cred doar în supraviețuire. I-a descoperit ceva tulburător, nu există o linie clară. Fiecare dintre acesti oameni este o combinație de curaj și frică, de loialitate și trădare, de sperare și disperare. Fiecare dintre ei ar putea merge într-o direcție sau alta, în funcție de circumstane. Unul dintre ei este Victor, un fizician strusit care a lucrat cu Lipma peste 20 de ani. Victor este un om cut, metodic, care nu vorbește niciodată mai mult decât este necesar. Dar Lipma tiece în capul lui se desfășoară calcule complexe. Nu doar calcule tinifice, si calcule de supraviețuire. Victor are o familie. 2 copii. O soție care lucrează ca profesor. El tiece dacă Lipma eueas, dacă sistemul decide să-l pedepsească, atunci toi cei apropiai de el vor suferi. Tesi Victor trebuie să aleagă, rămâne alături de Lipma și Aristotul, sau se distanează și salvează familia. Lipma îl observ pe Victor în ultimele săptămâni. Observ cum evit contactul vizual. Cum vorbește mai puțin. Cum pleacă mai devreme de la serviciu. I Lipma nelege, Victor se pregătește să plece. Nu fizic, încă lucrează la institut. Dar emoțional, psihologic, Victor se îndepărtează. Construiește un zid între el și Lipma. Un zid care să-l protejeze când totul se va prăpui. I Lipma nu-l judec. Cum ar putea? Victor fes ceea ce orice om rațional ar fes. I protejas familia. I protejas viitorul. Dar în același timp, Lipma simte durerea trădrii. Nu pentru ce Victor le ar fi trădat activ, si pentru ce terea lui este o formă de trădare. Pentru ce neutralitatea, în vremuri ca acestea, este de partea opresiunii. Dar nu toi sunt ca Victor. Este Anna, o chimistenă, plin de energie idealism. Anna a venit la institut acum 5 ani, proaspăt absolvent, cu ochii strălucitori și cu credința ce tina poate schimba lumea. I Lipma a văzut nea ceva special. Nu doar inteligent, si curaj. Curajul de a pune întrebări incomode. Curajul de a nu accepta răspunsuri vachi. Curajul de a crede ce adevărul contează mai mult decât cariera. I acum, când Lipma are nevoie de aliai, Anna este acolo. Nu în mod decis ar fi prea periculos. Dar în mod subtil. Ea adun informații. Vorbește cu oamenii. Ascult zvonuri. I raportează lui Lipma tot ce aude. Într-o seară, Anna vine la biroul lui Lipma după ce toi ceilalți au plecat. Ea încidea cu crii se ajas în fața lui. Am auzit ceva, spune ea, vocea ei tremurând uor. Există un om la Moscova. Un arhivar. Cineva care a lucrat în arhivele Ministerului Afacerilor Externe în anii 40. El tie unde sunt protocolele secrete. I se pare ce este dispus să vorbească. Lipma se înclin înainte. Cine este? Anna scuturi din cap. Nu tiu numele. Dar tiu cum să ajung la el prin intermediul unui prieten care cunoaște pe cineva, care cunoaște pe altcineva. Tii cum funcționează. Lipma tie. Nu Uniunea Sovietică informaia nu circul prin canale oficiale. Circul prin reele invisibile, prin conexiuni personale, prin credere fragil. Este periculos, spune Lipma. Dacă e afli ce vorbetti cu arhivarii, dacă afli ce caui aceste documente, atunci sit. El nu termin propozia. Nu este nevoie. Anna tie ce înseamnă. Ea ar putea pierde totul. Jobul. Viitorul. Poate chiar libertatea.
Tar eal privette direct noci spune, tiu. Tar tak nuo faceu, sine ova fesse. Tak nuacum, send. I lipmare cunote proprile sale cuvinten curai. Cuvintele care îl au inut în vian toate aceste luni. Cuvintele care îl au împins înainte cent totul prea fresperan. El nelege ce nu este singur. Se exista lii care cred în aselai lucru. Se există o generație ter care nu mai accept minciunile. Care nu mai accept cerea. Care vrea adevărul, indiferent de cost. Dar existi ceilali. Cei care nu vor ca adevărul sias la iveal. Unul dintre ei este chiar în cercul interior al lui Lipma. Numele lui este Sergei, un om de tin respectat, un om care a lucrat cu Lipma de la începutul carierei sale. Sergei este un om inteligent, cultivat, care vorbește mai multe limbi și care are conexiuni la Moscova. Dar Sergei are și ceva altceva, ambiile. El vrea să devin director al institutului Cent Lipma va pleca. El vrea să fie cel care conduse, cel care decide, cel care are puterea. El vede ce activitile politice ale lui Lipma pun pericol institutul. Pun pericol finanarea. Pun pericol reputaia. Cel mai important, pun pericol viitorul lui Sergei. Deci Sergei face ceva pe care Lipma nu se așteaptă. El începe să vorbească cu oamenii de la Moscova. Nu decis, nu oficial, si prin canale discrete. El le spune, Lipma este un om bun, dar este obsedat. Este obsedat de această gestiune cu pactul Molotov-Ribbentrop. Această obsesie îl face instabil. Îl face imprevizibil. Poate ar fi mai bine dacă cineva altcineva ar conduce institutul. Cineva mai echilibrat. Cineva mai loial. Oamenii de la Moscova ascult. Pentru ce Sergei nu este un disident. Nu este un rebel. Este un om al sistemului. Un om care vorbește limba lor. Un om care pot avea încredere. Lipma află despre asta prin Anna. Ea a auzit zvonuri. A auzit ce Sergei a avut întâlniri cu oamenii de la Moscova. A auzit ce Sergei vorbește despre viitorul institutului într un mod care exclude pe Lipma. Când Anna îi spune asta, Lipma simte ceva pe care nu le-a simțit de mult timp, durerea personale. Pentru ce Sergei nu este doar un coleg. Este un prieten. Sau cel puțin a credea Lipma. Au lucrat împreună, au publicat împreună, au construit institutul împreună. Acum Sergei îl trădeas. Nu pentru ideologie. Nu pentru convingere. Si pentru ambie. Pentru putere. Pentru viitor. Lipma nelege ceva fundamental despre natura umană. Nelege ce trădarea nu vine întotdeauna de la umani. Vine adesea de la cei mai apropiai. De la cei în care ai avut încredere. De la cei pe care i-ai considerat aliai. Pentru ce acetia sunt cei care au cel mai mult de pierdut dacă tu reușești. Acetia sunt cei care simt că succesul tu este ecul lor. Această realizare este mai dureros decât orice ameninare din partea KB. Pentru ce KB este un tuman cunoscut. Dar Sergei este un tuman din interior. Un tuman care cunoaște toate slăbiciunile tale. Toate secretele tale. Toate punctele tale vulnerabile. Dar Lipma nu are timp să plâng. Nu are timp să simt trădat. Pentru ce lupta continuu. El trebuie să decid, se face cu Sergei. Îl confrunt. L'expune. Sau l'ignori continuu. El alege să continue. Pentru ce a învățeva în toi asetiani, nu poi controla ce face ali. Poi controla doar ce faci tu. Ceea ce face el este să caute adevărul. Indiferent de ce îl trădeas. Indiferent de ce îl abandoneas. Indiferent de ce încearcă să îl oprească. Vara anului 1989, ende Lipma se află într-o poziție paradoxal. Pe de o parte, este mai puternic ca niciodată. Întrebarea lui la Congresul Deputailor Poporului a rezonat în toată Uniunea Sovietică. Oamenii vorbesc despre el, presa scrie despre el a devenit un simbol.
Tarpete alt parte, este mai vulnerabil caniciotat. Pentru ce cutsete devine mai visibil, kuat devine o int mai mare. Kutsete pune mai mult presiune pe Kremlin, kuat Kremlinul pune mai mult presiune pe el i kutsete mai muli oamenil susin, kuat mai muli oamenil trdeas. Tar el nu se oprette. Pentru ce anelest seva esenial, aceast lupt nu este despre el. Nu este despre cariera lui. Nu este despre reputaia lui. Este despre adevr. I adevrul nu aparine unei singure persoane. Adevrul aparine tuturor. Otat se ai pus întrebarea, otat se ai decis ua, numai pois on cisi. Ciar tu dispari, întrebarea rămâne. Ciar tu euesi, micarea continu. Pentru ce ai plantat-o sămân. I acea sămân va crete, indiferent de se i se întâmplă. Dar cine sunt cei 12? Cine sunt acești oameni care te înceia succesului sau ecului lui Lipmaa? I se i fesse pe unis alea curaiul, în timp ce ali alec supraviețuirea. Acestea sunt întrebările care îl pântuie pe Lipmaa în fiecare noapte. Pentru ce el tie ce nu poate controla alegerile lor. Tot ce poate face estes fie un exemplu. Sarate ce este posibil slupi pentru adevăr i supraviețuietti. Sarate ce este posibil ste opui sistemului i nu fi distrus. Sarate ce curaiul nu este absena frisi, si acțiunea înțiuta frisi. I poate, doar poate, exemplul lui va inspira pe Ali. Va inspira pe Victors Ermân. Va inspira pe Annas continue. Va inspira chiar i pe Sergei si reconsidere alegerile. Pentru ce la final, fiecare om trebuie să decide cine vrea să fie. I ende Lipmaa a decistea. El vrea să fie omul care a spus adevărul. Indiferent de cost. Indiferent de consecințe. Indiferent de trădri. Sub palatul Congresului din Moscova exist tuneluri i bunkre pe care nici măcar arhitecții oficiali nu le cunoscasci. Cine le a construit în secret? Unde duceau aceste tuneluri? ITC, în ultimele zile înainte de deschiderea Congresului Deputailor Poporului, ende Lipmaa verifica personal aceste rute de evacuare în fiecare noapte. Carta personal abstrat aceste secrete timp de peste 3 decenii, dar astăzi vorbesc pentru prima dată. Sau cel puțin a spun zvonurile. Pentru ce în Moscova, în vara anului 1989, totul este zvon. Totul este opt. Totul este umbră. Lipmaa nu verific tuneluri. Dar verific ceva la fel de important, arhivele. Arhivele secrete ale Ministerului Afacerilor Externe. Arhivele unde, conform surselor lui Anna, se află protocolele secrete ale pactului Molotov-Ribbentrop. Dar cum ajungi la aceste arhive? Cum intri într un lot care este psit mai bine decât Kremlinul însui? Cum convingi arhivarii si arate documente care, oficial, nu există? Răspunsul este, nu intri. Nu convingi. Nu ceri. În schimb, creezi o situație în care îi trebuie să vin la tine. I asta face Lipmaa. După întrebarea lui la Congres, după presiunea pe care a avut-o, după presiunea pe care a pus-o pe Kremlin, se va se schimb. Oamenii din arhive încep să vorbească între ei. Încep să întrebe, ce se întâmplă dacă aceste documente ies la iveală? Ce se întâmplă cu noi? Vom fi pedepsi pentru ce le am ascuns? Sau vom fi pedepsi pentru ce le am dezvăluit? În această incertitudine, în această frică, Lipmaa vede oportunitate. El trimite un mesaj. Nu direct, si prin intermediari. Prin Anna, prin prietenul ei, prin cineva care cunoaște pe cineva. Mesajul este simplu, nu vreau să pedepsesc pe nimeni. Vreau doar adevărul. Dacă cineva este dispus să vorbească, îi garantez protecție. Îi garantez că numele lui nu va fi dezvăluit. Îi garantez că va fi tratat ca un erou, nu ca un trădător. I acest mesaj ajunge la urechile potrivite. Ajunge la un arhivar pe nume Dmitri, un om care a lucrat în arhivele Ministerului Afacerilor Externe din anul 1965. Un om care a văzut documente pe care nimeni altcineva nu le-a văzut. Un om care știe exact unde sunt protocolele secrete. Dmitri este un om oposit.
Unom care a trittoat via numbr, pstrând secrete care nu erau ale lui. Unom care i-a petrecut cariera proteind minciuni în care nu credea. Acum, la sfârșitul carierei sale, el vrea ceva diferit. Vrea să fie amintit pentru ceva bun. Vrea să fie amintit ca omul care a spus adevărul. Teci el ia o decizie. O decizie care ar putea să-i coste totul. El decides vorbeast cu Lipmaa. Întâlnirea are loc într-un loc neașteptat, o cafenea mică în periferia Moscovei, departe de ochii curioi, departe de urechile căve. Dmitri vine singur, fără escort, fără protecție. El poartă o cheac vece, o apt care îi acoper fața, și o cheant de piele usat. Nasea cheant sunt documente. Nu originalele ar fi prea periculos. Si copii. Copii făcute în secret, nopitsend nimeni nu se uită, send camerele de supraveghere erau oprite pentru întreinere. Copii care dovedesc ce protocolele secrete există. Se pactul Molotov-Ribbentrop nu a fost doar un acord de neagresiune, ci o omprire a Europei de Est între Stalin și Hitler. Lipmaa întâlnete pe Dmitri cu respect. Nu ca pe un informator, ci ca pe un coleg. Ca pe un om care fes ceea ce este corect și ar dacă este greu. Ei se ajas la omas în col, departe de ferestre, și Dmitri teși de cheanta. Acestea sunt, spune el, vocea lui tremurând. Acestea sunt dovezile pe care le cutai. Protocolele secrete. Hrile. Semturile. Tot. Lipmaa ja documentele cu mini tremurânde. Nu pentru ce este nervos, ci pentru ce realizează, acesta este momentul. Acesta este momentul pentru care a luptat. Acesta este momentul care va schimba istoria. El studias documentele cu atenție. Fiecare pagin, fiecare rând, fiecare semtur. I confirm, sunt autentice. Sunt exacte. Sunt dovada incontestabil ce Uniunea Sovietică Germania nazist a umprit Europa de Est ca pe oprituri. Ce Estonia, Letonia, Lituania au fost atribuitet Uniunii Sovietice. Se ocupaia nu a fost o unire voluntar, ci o consețin a unui pact secret între doi dictatori. I aceast dovad este mai puternic decât orice discurs. Mai puternic decât orice argument. Pentru ce este concret. Este tangibil. Este incontestabil. De ce faci asta, întreabă Lipmaa. Te seritti totul pentru a amita aceste documente. Dmitril privette zâmbete trist. Pentru ce am copii, spune el că vreau ca istriast între o lume unde adevărul contează. Unde minciunile nu sunt acceptate. Unde istoria nu este rescris pentru a se potrivi naraiunii celor puternici. I dacă nu face asta acum, cine o va face? Dacă nu acum, send. I din nou, Lipmaa aude propriile sale cuvinte. Cuvintele care au devenit un mantra. Cuvintele care au inspirat o generație. Dar Dmitri nu este singurul. Insprimile care urmează, ali arhivari încep să vorbească. Nu muli, poate ținți, poate ase. Dar suficieni pentru a crea o imagine complet. Suficieni pentru a confirma ce protocolele secrete nu sunt o anomalie, ci parte dintr-un sistem. Un sistem de minciuni, de manipulare, de rescriere a istoriei. I fiecare dintre asetti arhivari are propria sa poveste. Propria sa motivație. Propria sa fric. Dar toi au ceva în comun, au ajuns la un punct în care nu mai pot cea. Au ajuns la un punct în care contina lor este mai puternic decât frica lor. I Lipmaa realizează ceva profund, el nu este eroul acestei povetti. Eroii sunt asetti oameni. Asetti arhivari care risc totul pentru a spune adevărul. Asetti oameni opinui care fac alegeri extraordinare. Asetti oameni care dovedesc ce sistemul nu este invincibil. Se sistemul este făcut din oameni. Icent oamenii decid să nu mai participe la minciuni, sistemul se prăbuete. Dar ce se întâmplă cu aceste documente? Cum ajung ele la public? Cum se asigur Lipmaa ce nu sunt distruse, ce nu sunt confiscate, ce nu dispar noaptea Moscovei? El face ceva inteligent. El nu le păstrează. El le distribuie. Face copii ale copiilor.
Le trimite la giurnaliti, la historici, la diplomai, la oameniten credere din toat Uniunea Sovietici din strintate. El creas orea de informai care este impossibil de distrus. Pentru cetak distrugio copie existalte sece. Tak aresteci un om existali touseci caretiu. I aceast strategie funcționeas. Pentru ce Kremlinul realiseas ce nu mai poate opri adevrul. Se adevrul askpat. Se adevrul este acum minile poporului. Dar existi umpre. Dmitri, arhivarul curajos care a dat primele documente, dispare. Nu este arestat oficial. Nu este judecat. Pur și simplu dispare. Familia lui spune ce a plecat în vacan. Colegii lui spun ce s-a pensionat devreme. Dar Lippmaa tie adevrul. Dmitri a fost eliminat. Nu ucis ar fi prea evident. Si eliminat. Trimis undeva departe, unde nu poate vorbi, unde nu poate confirma, unde nu poate fi un martor. I aceast disparie este un avertisment. Un avertisment pentru toi ceilali care ar puteas vorbeasc. Un avertisment ce sistemul NC are putere. Ce sistemul NT poate pedepsi. Dar avertismentul vine prea târziu. Pentru ce documentele sunt de afar. Adevrul este de cunoscut. I nu mai poate fi oprit. I Lippmaa te este devastat de disparia lui Dmitri, tie ce sacrificiul lui nu a fost în zadar. Se Dmitri va fi amintit. Se Dmitri va fi un erou. Chiar dacă numele lui nu va fi cunoscut public, chiar dacă povestea lui nu va fi spus, Lippmaa îi promite ce va păstra memoria lui. Se va onora curajul lui. Se va continua lupta în numele lui. IA, vara anului 1989, arhivele secrete ale Kremlinului încep se deschid. Nu oficial, nu complet, dar suficient. Suficient pentru ca adevrul să iasă la iveal. Suficient pentru ca minciunile să fie expuse. Suficient pentru ca istoria să fie rescris. I totul datorit unui om care a pus o întrebare. I datorit câtorva oameni curajoi care au răspuns la acea întrebare. Oamenii ca Dmitri. Oamenii ca Anna. Oamenii care au crezut ce adevrul conteas mai mult decât sigurana lor personal. Dar ce alte secrete mai sunt ascunse în acele arhive. Ce alte minciuni mai trebuie expuse. I cineva avea curajul să continue ceea ce Lippmaa a început. Acestea sunt întrebările care rămân. Întrebările care vor defini viitorul. Pentru ce adevrul nu este un eveniment unic. Adevrul este un proces continuu. Un proces care necesită vigilen, curaj și sacrificiu. I ende Lippmaa arătat ce este posibil. Se un om poate face diferența. Se o întrebare poate schimba istoria. Esimest korda 35 aasta jooksul nõustub mees, kes vastas endel Lippmaa isikliku turvalisuse eest, rääkima kaamerate ees. See, mida ta meile räägib viimastest nädaltest enne protokollide avalikustamist, keerab pea peale kõik, mida arvate end teadvat. Alates privaatsetest vestlustest Lippmaa ja tema lähimate vahel kuni meeleheitlike plaanideni, kuidas kaitsta dokumente, mis võisid kaduda ühe öö jooksul, kuni hetkeni, mil nad mõistsid, et mäng on läbi. Eksklusiivne tunnistus, mis hoiab teid hinge kinni pidamas. See mees, kelle nime me ei avalda tema enda turvalisuse huvides, istub nüüd väikeses korteris Tallinnas. Tema käed on endiselt tugevad, aga silmades on midagi, mida ei saa peita, koormat, mida ta on kandnud aastakümneid. Lippmaa ei olnud naiivne, ütleb ta aeglaselt, valides iga sõna hoolikalt. Ta teadis täpselt, millise mängu ta mängib. Ta teadis, et iga samm võib olla viimane. Aga ta ei kartnud. Või kui kartis, siis ei näidanud seda kunagi meile. Suvi 1989. Moskva on linn, kus õhk on paks pingest. Gorbatšovi glasnost on avanud uksed, aga need uksed võivad igal hetkel jälle sulguda. Ja Lippmaa teab seda. Ta teab, et tal on väga vähe aega. Väga väike aken, mille jooksul ta peab saavutama seda, mida ta on otsinud kogu oma elu. Dokumendid on tema käes. Dmitri ja teiste arhivaaride julgus on andnud talle tõendid. Aga tõendid üksi ei piisa. Need peavad jõudma avalikkuse ette. Need peavad muutuma ajaloo osaks. Ja see on kõige ohtlikum osa.
Sest Kreml ei ole lihtsalt loobunud. Nad on vaikides vaadanud, kuidas Lippmaa kogub tõendeid, kuidas ta ehitab oma võrgustikku, kuidas ta valmistub lööki andma. Ja nad on valmistanud oma vastulööki. Mitte avalikku, mitte vägivaldselt, vaid vaikselt, süstemaatiliselt, hävitavalt. Nad on hakanud isoleerima Lippmaad. Tema kolleegid saavad hoiatusi. Tema toetajad saavad külastusi öisel ajal. Tema perekond tunneb survet, mida ei saa kirjeldada, aga mis on reaalne nagu füüsiline valu. Ja siis juhtub midagi, mida Lippmaa ei oota. Sergei, tema endine sõber, tema kolleeg, mees, keda ta usalas, teeb sammu, mis ületab kõik piirid. Sergei läheb otse juurde. Mitte lihtsalt rääkima, vaid pakkuma. Ta pakub neile midagi, mida nad ei ole osanud loota, täielikku ülevaadet Lippmaa plaanidest. Kõik kontaktid. Kõik dokumendid. Kõik sammud, mida Lippmaa kavatseb teha. Ja vastutasuks. Sergei tahab instituudi. Ta tahab Lippmaa kohta. Ta tahab võimu. Aga Sergei ei tea ühte asja. Ta ei tea, et Lippmaa on juba sammu ees. Sest Anna, kes on olnud Lippmaa silmad ja kõrvad, on kuulnud kuulujutte. On kuulnud, et Sergei kohtub kellegagi. On kuulnud, et Sergei räägib asjadest, mida ta ei peaks teadma. Ja ta on hoiatanud Lippmaad. Ning Lippmaa, kes on kogu oma elu olnud teadlane, kes on harjunud mõtlema sammude kaupa, on teinud midagi geniaalselt lihtsat, ta on hakanud andma Sergeile valet informatsiooni. Mitte kogu informatsiooni. Mitte ilmselt. Vaid väikeseid detaile. Väikeseid vihjeid. Asju, mis tunduvad tähtsad, aga mis tegelikult viivad valesse suunda. Ja Sergei, kes usub, et ta on targem kui Lippmaa, kes usub, et ta on sammu ees, annab selle informatsiooni edasi KGB-le. Ja KGB, kes usub, et neil on täielik ülevaade, valmistub tegutsema. Aga nad valmistuvad valesti. Nad keskenduvad valele kohale. Valele ajale. Valele strateegiale. Ja kui Lippmaa lööb, siis ta lööb sealt, kust keegi ei oota. Ta ei avalikusta dokumente Moskvas. Ta ei tee seda Tallinnas. Ta teeb seda rahvusvahelisel areenil. Ta annab koopiad välisajakirjanikele. Briti ajalehele Times. Ameerika ajalehele New York Times. Saksa ajalehele Der Spiegel. Ta annab need kõigile korraga, nii et isegi kui üks avaldab, teised järgnevad. Ja ta teeb seda nii, et Kreml ei saa enam eitada. Ei saa enam öelda, et need on võltsitud. Ei saa enam öelda, et need ei eksisteeri. Sest kogu maailm näeb neid samaaegselt. Ja see on hetk, mil kõik muutub. Augustis 1989, kui esimesed artiklid ilmuvad, kui esimesed pealkirjad kuulutavad, salajased protokollid leitud, Stalini ja Hitleri pakt paljastatud, Balti riikide okupatsioon tõestatud, sel hetkel mõistab Kreml, et mäng on läbi. Nad ei saa enam valetada. Nad ei saa enam eitada. Nad peavad tunnistama. Aga tunnistamine ei tule kergelt. Kreml üritab veel. Nad ütlevad, et dokumendid on väljaspool konteksti. Nad ütlevad, et ajalugu on keeruline. Nad ütlevad, et see oli teine aeg, teised reeglid. Aga keegi ei kuula enam. Sest tõde on väljas. Tõde on mustvalge. Tõde on dokumenteeritud, allkirjastatud, pitseritud. Ja kogu maailm näeb seda. Ja Lippmaa, kes on võidelnud selle hetke nimel kogu oma elu, tunneb midagi ootamatut. Mitte triumfi. Mitte rõõmu. Vaid kergendust. Kergendust, et see on lõppenud. Et ta on teinud seda, mida pidi tegema. Et ta ei ole petnud neid, kes usaldsid teda. Dmitrit, kes ohverdas kõik. Annat, kes riskis kõigega. Kõiki neid inimesi, kes uskusid, et tõde on tähtsam kui turvalisus. Aga mis saab Sergeist? Mis saab mehest, kes üritas reetmist? Kes mõistab, et Sergei andis neile valet informatsiooni, kas tahtlikult või mitte, kaotab huvi tema vastu. Nad ei karistada, see oleks liiga ilmne. Aga nad ei aita teda ka. Sergei jääb üksi. Instituudis hakkavad inimesed teadma, mis ta tegi. Mitte ametlikult, aga kuulujuttude kaudu. Ja aegamööda muutub Sergei kummituseks. Mees, kes on seal, aga keda keegi ei näe. Mees, kelle karjäär on lõppenud, kuigi ta töötab veel. Mees, kes on kaotanud kõige tähtsama, austuse.
ja Lippmaa. Lippmaa jätkab. Mitte sellepärast, et ta tahab võimu. Mitte sellepärast, et ta tahab kuulsust. Vaid sellepärast, et töö ei ole veel tehtud. Sest protokollide avalikustamine on ainult esimene samm. Nüüd tuleb taastada ajalugu. Nüüd tuleb õpetada uut generatsiooni tõde. Nüüd tuleb ehitada tulevikku, mis on rajatud aususele, mitte valedele. Aga tema keha on väsinud. Aastad võitlust, aastad stressi, aastatund ilmajäämist, need on jätnud jälje. Tema arst, kes on hoiatanud teda aastaid, ütleb nüüd, te peate puhkama. Te peate aeglustama. Või teie keha teeb seda teie eest. Aga Lippmaa ei kuula. Või kui kuulab, siis ei järgi. Sest ta teab, et tal on veel nii palju teha. Nii palju öelda. Nii palju õpetada. Ja nii jätkub tema elu. Mitte kangelasena, kes puhkab pärast võitu. Vaid võitlejana, kes teab, et võitlus ei lõpe kunagi. Sest tõde ei ole sihtkoht. Tõde on teekond. Ja see teekond nõuab pidevat valvsust, pidevat julgust, pidevat pühendumust. Kindivila ultimul om kareavein credere teplin. Acum imaginai veeceaceast persoan vetrteas, nsea mai neagrsit in via voast. A sea ntemplatku sistemul sovietik. Unom din cercul su intim, nu Lippmaa, si cinevamult mai aproapete centrul puteri, eleavntut. Fostele cadreale security cunost asiast poveste. Ele aubstratterea reisetsi itinsideani. Astsi, pentru prima dat, vor spune adevrul despre cea mai mare trădare din istoria Uniunii Sovietice moderne. Kes oli see inimene? Kes oli see, kes otsustas, et Kremli valetamine peab lõppema? Mõned ütlevad, et see oli Gorbatšov ise. Et ta mõistis, et glasnost ei saa olla poolik. Et kui ta tahab reformida süsteemi, siis peab ta tunnistama mineviku vigu. Teised ütlevad, et see oli keegi tema lähikonnast. Keegi, kes nägi, kuidas süsteem laguneb. Keegi, kes mõistis, et ainus viis päästa midagi on tunnistada kõike. Aga tõde on keerulisem. Tõde on see, et ei olnud ühte inimest. Oli terve võrgustik. Inimesed, kes hakkasid kahtlema. Inimesed, kes hakkasid küsima, miks me kaitseme neid valetusi. Mida me sellest võidame? Ja kõige tähtsam, kas me tahame, et meie lapsed elavad samas süsteemis? Üks neist inimestest oli kõrge ametnik Välisministeeriumis. Mees, kes oli näinud protokolle juba aastakümneid tagasi. Mees, kes oli aidanud neid peita. Aga kes nüüd, glasnosti ajastul, hakkas mõtlema teisiti. Ta ei läinud otse Lippmaa juurde. Ta ei andnud talle dokumente. Aga ta tegi midagi võib-olla veel tähtsamat, ta lõpetas takistamise. Ta lõpetas selle, et ta blokeeris arhivaaride ligipääsu. Ta lõpetas selle, et ta hoiatas KGB-d iga kord, kui keegi üritas midagi leida. Ta lihtsalt peatus. Ja see peatus oli piisav. Sest süsteem ei ole monoliit. Süsteem on inimestest koosnev. Ja kui piisavalt inimesi peatub, kui piisavalt inimesi ütleb, ma ei tee seda enam, siis süsteem laguneb. Mitte plahvatusega, vaid vaikselt, järk-järgult, vältamatult. Ja see on see, mis juhtus 1989. aastal. Mitte revolutsioon, vaid lagunemine. Mitte rünnak, vaid loobumine. Ja Lippmaa mõistis seda. Ta mõistis, et tema roll ei olnud hävitada süsteemi. Tema roll oli näidata, et süsteem on hävitav. Näidata, et süsteem on ehitatud valedele. Näidata, et need valed ei ole jätkusuutlikud. Ja kui ta seda näitas, siis süsteem hakkas ise lagunema. Sest inimesed, kes olid osa süsteemist, hakkasid nägema tõde. Ja kui nad nägid tõde, ei saanud nad enam jätkata valetamist. Aga see ei tähenda, et kõik muutus kergeks. Ei tähenda, et kõik said õnnelikuks. Sest tõe hind on alati kõrge. Dmitri, arhivaar, kes andis esimesed dokumendid, kadus. Tema saatus on teadmata tänaseni. Mõned ütlevad, et ta suri. Teised ütlevad, et ta elab kusagil kaugel, uue nime all, uue eluga. Aga keegi ei tea kindlalt. Ja see teadmatus on osa hinnast. Anna, noor keemik, kes aitas Lippmaad, kaotas oma töö. Mitte kohe, mitte avalikult, aga aegamööda. Tema uurimisprojektid kaotasid rahastuse. Tema artiklid ei saanud enam avaldatud.
Tema karjäär, mis oli olnud nii paljutõotav, peatus. Ja kuigi ta ei kahetse kunagi oma valikut, kuigi ta ütleb, et teeks sama uuesti, on valu seal. Valu selle üle, mis võinuks olla. Ja Lippmaa ise. Tema tervise kohta on arhiivides dokumendid, mida avalikkus ei ole kunagi näinud. Dokumendid, mis näitavad, et tema keha oli pidevalt stressis. Et tema süda oli nõrgenenud. Et tema närvisüsteem oli ülekoormat. Aga ta ei peatunud. Ta ei aeglustanud. Ta jätkas kuni lõpuni. 1990. aastal, kui Nõukogude Liit lagunes, kui Eesti sai taas iseseisvaks, oli Lippmaa seal. Mitte kui poliitik, kes otsib võimu. Vaid kui tunnistaja, kes näeb, kuidas tema võitlus kandis vilja. Kuidas tema küsimus muutus liikumiseks. Kuidas tema julgus inspireeris tervet rahvast. Ja see oli tema suurim võit. Mitte isiklik võit, vaid kollektiivne. Mitte ühe mehe triumf, vaid terve rahva vabanemine. Aga kas see oli seda väärt? Kas ohverdused olid õigustatud? Need on küsimused, mida Lippmaa küsis endale oma viimastel aastatel. Ja vastus ei olnud kunagi lihtne. Sest iga võit toob kaasa kaotusi. Iga vabanemine toob kaasa ohvrid. Ja need ohvrid ei ole abstraktsed. Need on päris inimesed. Päris elud. Päris valu. Aga Lippmaa uskus, et tõde on seda väärt. Et tõde on ainus asi, mis annab mõtte ohverdamisele. Sest ilma tõeta on kõik tühine. Ilma tõeta on kõik ajutine. Aga tõega on midagi püsivat. Midagi, mis jääb. Midagi, mis kannab edasi põlvest põlve. Ja nii kui Endel Lippmaa 30. juulil 2015 lahkus sellest maailmast, jättis ta maha midagi enamat kui lihtsalt mälestused. Ta jättis maha pärandi. Pärandi julgusest. Pärandi tõest. Pärandi sellest, et üks inimene võib muuta ajalugu. Mitte sellepärast, et ta on võimas, vaid sellepärast, et ta on aus. Mitte sellepärast, et ta on kartmatu, vaid sellepärast, et ta tegutseb vaatamata hirmule. Kas te suudaksite teha sama? Kas te suudaksite ohverdada kõike tõe nimel? Kas te suudaksite seista üksinda vastu terve süsteemile? Need on küsimused, millele iga inimene peab ise vastama. Aga Endel Lippmaa näitas, et see on võimalik. Et see on vajalik. Et see on ainus viis, kuidas muuta maailma paremaks. Kujutage ette Seifi diktaatori isiklikus kabinetis. Seal on leitud käsitsi kirjutatud nimekiri. See ei olnud ostunimistu, vaid hukkamisnimekiri. 15 nime kindralite ja lähikondlaste seast, kes pidid olema kõrvaldatud pärast pühi. See paberitükk selgitab kõike. Kui kindralid nägid nimekirja, mõistsid nad, kas tema või meie. Kas nende reetmine oli kangelastegu või lihtsalt meeleheiteliku võitlus ellujäämise nimel. Aga Lippmaa lugu ei ole diktaatori lugu. Lippmaa lugu on teadlase lugu, kes sai poliitikuks. Kes ei otsinud võimu, vaid tõde. Kes ei tahtnud kuulsust, vaid õiglust. Ja kes mõistis, et mõnikord peab üks inimene astuma esile ja ütlema, piisab. Piisab valetamisest. Piisab varjamisest. Piisab sellest, et ajalugu kirjutatakse võitjate poolt. Ja tema must nimekiri ei olnud inimeste nimekiri, keda ta tahtis hävitada. See oli valetuste nimekiri, mida ta tahtis paljastada. Valetused Molotovi-Ribbentropi paktist. Valetused Balti riikide okupatsioonist. Valetused sellest, et ajalugu on see, mida võimukandjad ütlevad, et see on. Ja ta mõistis, et kui ta ei paljasta neid valetusi, siis keegi teine ei tee seda. Ja need valetused jäävad igavesti tõeks. Aga kas tema võitlus oli reetmine? Kas tema küsimused olid provokatsioonid? Kreml ütles jah. Kõb ütles jah. Sergei ütles jah. Aga ajalugu ütles ei. Ajalugu ütles, et Lippmaa oli kangelane. Mitte sellepärast, et ta oli täiuslik, vaid sellepärast, et ta oli aus. Mitte sellepärast, et ta ei teinud vigu, vaid sellepärast, et ta tunnistas neid. Mitte sellepärast, et ta oli kartmatu, vaid sellepärast, et ta tegutses vaatamata hirmule. Ja tema pärand elab edasi. Mitte ainult Eestis, vaid kõikjal, kus inimesed võitlevad tõe eest. Kõikjal, kus inimesed keelduvad aktsepteerimast valetusi. Kõikjal, kus inimesed usuvad, et ajalugu peab olema aus, mitte mugav.
Ja see on suurim tunnustus, mida üks inimene võib saada. Mitte monument, mitte medal, vaid mõju. Mõju, mis kestab põlvkondi. Pärast protokollide avalikustamist muutus kõik. Mitte kohe, mitte üleöö, aga vältamatult. Nõukogude Liit, mis oli ehitatud valedele, hakkas lagunema. Balti riigid, mis olid olnud okupeeritud pool sajandit, hakkasid nõudma iseseisvust. Ja Kreml, mis oli alati eitanud, et okupatsioon oli ebaseaduslik, pidi nüüd tunnistama tõde. Endel Lippmaa nägi seda kõike. Ta nägi, kuidas tema küsimus muutus liikumiseks. Kuidas tema julgus inspireeris tervet rahvast. Kuidas tema tõde muutus vabaduseks. Ja kuigi tema keha oli väsinud, kuigi tema tervis oli nõrgenenud, oli tema vaim tugev. Sest ta teadis, et ta oli teinud seda, mida pidi tegema. Ta oli öelnud tõde. Ja see tõde oli vabastanud miljonid. Aga mitte kõik said õnnelikuks. Dmitri, arhivaar, kes andis esimesed dokumendid, ei naasnud kunagi. Tema saatus jääb saladuseks. Anna, noor keemik, kes aitas Lippmaad, ehitas uue karjääri, aga mitte teaduses. Sergei, kes üritas reetmist, elas oma ülejäänud elu varjus, unustatud ja andestamata. Ja Lippmaa ise. Ta jätkas töötamist kuni oma viimaste päevadeni. Ta õpetas, ta kirjutas, ta rääkis. Ta ei lasknud kunagi unustada, mis hinnaga vabadus tuli. Ta ei lasknud kunagi unustada, et tõde ei ole tasuta. Et tõde nõuab julgust, ohverdust, pühendumust. 30. juulil 2015, kui Endel Lippmaa teekond lõppes, leinas terve Eesti. Mitte sellepärast, et ta oli täiuslik, vaid sellepärast, et ta oli aus. Mitte sellepärast, et ta oli kangelane, vaid sellepärast, et ta oli inimene. Inimene, kes uskus, et üks inimene võib muuta maailma. Ja kes tõestas, et see on tõsi. Aga kas kõik saladused on paljastatud? Kas kõik tõed on öeldud? Või on seal veel midagi, mida me ei tea? Midagi, mida Lippmaa teadis, aga ei jõudnud öelda. Midagi, mis on endiselt peidetud arhiivides, oodates, et keegi julgeb küsida. Need on küsimused, mis jäävad. Küsimused, mis kutsuvad meid jätkama seda, mida Lippmaa alustas. Sest tõde ei ole kunagi lõplik. Tõde on pidev otsing. Pidev võitlus. Pidev pühendumust nõudev teekond. Ja võib-olla on see Lippmaa suurim pärand. Mitte vastused, mida ta andis, vaid küsimused, mida ta esitas. Küsimused, mis sundisid meid mõtlema. Küsimused, mis sundisid meid kahtlema. Küsimused, mis sundisid meid otsima tõde, isegi kui see tõde on ebamugav, isegi kui see tõde on valus, isegi kui see tõde muudab kõike, mida me arvasime end teadvat. Sest lõpuks on see, mis eristab meid masinatest. Meie võime küsida. Meie võime kahelda. Meie võime otsida. Ja Endel Lippmaa näitas meile, et see otsing on seda väärt. Isegi kui see maksab kõike. Isegi kui see toob kaasa ohverdusi. Isegi kui see tähendab, et me peame seisma üksinda vastu terve maailmale. Sest tõde on ainus asi, mis jääb. Kui kõik muu on kadunud, kui kõik muu on unustatud, jääb tõde. Ja see tõde on meie pärand. Meie kohustus. Meie kingitus tulevastele põlvkondadele. Austatud vaatajad, kui te jälgisite seda traagilist lugu lõpuni, kirjutage kommentaaridesse, millisest linnast te olete. Meile on oluline teada, kus Endel Lippmaad veel mäletatakse. Ja tellige kanal, et mitte kaotada tõde ajaloo idoolide kohta.